Nii, tere õhtust! Täna on meil siis teemaks Calderón, molinism ja vaba tahe. Ja täna räägime esiteks tuntud Hispaania barokiajastu näitekirjanikust Pedro Calderón de la Barcast, kes elas aastatel 1600 kuni 1681 ja kes kirjutas üle 200 näidendi. Teiseks, Calderóni näidendist Elu on unenägu, mis sai inkvisitsioonilt trükiõiguse aastal 1635. Inkvisitsioonilt, sest igasugu unenägude ennustusi ja seletamisi kontrolliti kiivalt. Aastast 1583 pärinevasse Index Librorum Prohibitorumisse kuuluvad, ja ma tsiteerin, kõik raamatud, traktaadid ja kirjutised, kui need käsitlevad paratamatute sündmuste vääramatut tulekut. Tsitaadi lõpp. Kõige sellega seoses räägime veel kolmandaks mõistatuslikust molinismist ja neljandaks veelgi mõistatuslikumatest mõistetest vaba tahe ja ettemääratus. Calderóni näidend Elu on unenägu on üks tuntumaid 17. sajandi lavateoseid. Ja Eestis tuleb see ettekandele Jüri Talveti tõlkes mai ja juunikuus Tallinna Linnateatris, lavastajaks Lembit Peterson. Ühel õhtul telekas lihtsalt mängis ja keegi teatriga seotud inimene andis intervjuud. Kõrv püüdis kinni, et Calderóni näidend Elu on unenägu on budistlik. See kõige eksisteeriva illusoorsuse värk. Jah, reaalsuse ja ettekujutuse, ärkveloleku ja unenäo piiride ähmastamist kohtame Calderóni näidendis küll. Aga budistlik? Kahtlen sügavalt, sest kontseptsioonide sarnasus ei tähenda veel samasust ega tõesta seose ja vastastiku sõltumuse olemasolu. Kõik, mis mainib illusoorsust, tõelisuse tabamatust, ei ole seepärast veel kohe budistlik, maja või moha. Hiljuti korraldati üks kohtumine näidendi osatäitjatega, kus mul paluti adresseerida vaba tahte ja ettemääratuse probleemi kui Calderóni lavateose laiemat mõtteloolist tausta. Olin tükk aega parajas kimbatuses, sest ma ei ole just vilunud näitekirjanduse lugeja. Esialgu ei osanud kuidagi lavatükki ühendada selle võimalike teoreetiliste tagamaadega. Näidendi puhul on ju tegemist tõlgendusele avatud kunstiga, milles leiame filosoofilise filigraansuse asemel kujundite lopsakust. Jah, Calderóni puhul kohe lausa sellist barokset lopsakust ja diskursuse mitmetähenduslikkust. Sestap lavastaja Lembit Peterson tõdeski oma intervjuus, Elu on unenägu käsitleb olulisi küsimusi, aga teatri vahenditega. Siiski vahest võib näidendi mõistmisel olla tulu ka sellest, kui korra sügavamalt oma tugitooli vajume ja mõtleme selle üle, et mida Elu on unenägu, siis meile ikkagi ütleb kahest suurest teemast, vabast tahtest ja ettemääratusest. Vaba tahte küsimus inimese elus ja inimese tuleviku jaoks on olnud arutluse all enne kristlust ning kristluses selle tähelepanule on pööratud algusaegadest saadik, tänapäevani välja. Sellegi poolest võiks vaba tahte kui kontseptsiooni mõistmise pikka diakroonilist teekonda alustada 2., 4. ja 5. sajandi tegelasest, Pelagiusest ja Augustinusest. Just nende kahe mehe poleemiliste traktaatide tõttu jõudis kristlus teatava teelahkmeni. See tähendab vajaduseni ära otsustada, et mida siis inimese vaba tahte all ikkagi mõeldakse ja mida siis Jumala armu ja ettemääratuse all mõeldakse. Just need kaks meest panid aluse erinevatele trajektooridele, mis jätkasid keerulisi arenguid läbi terve keskaja, katoliiklike ja protestantlike reformatsioonide kuni dominiiklaste ja jesuiitide vaidluseni 17. sajandil, millesse paigutub siis ka Calderón. Ent lubage koheselt tsiteerida üht näidendi olulist tegelast, vürst Astolfot. Ma üleliia pikalt ei tahaks pajatada, et mitte tüütuks minna. 1.5.
Seepärast käsitleme vaid üksikuid seikasid, üksikuid vaatuseid selles lõputus loos. Ja eesmärgiks on pisutki taibata teoloogilis-filosoofilises mõttes Calderoni näidendist tõstatuvaid probleeme. Nii et minu hetkefunktsiooniks on nii-öelda backgroundi laulmine Calderoni soolodele. Alustuseks tutvustaksin mõningaid teoloogilisi vaateid vabast tahtest. Ja uskuge mind, vaba tahte teema nõuab teatavat üles soojendamist, enne kui on üldse mõtet hakata sellest teemast midagi arvama. Mis mind julgustab vaba tahte teemale teoloogiliselt lähenema, on teadmine, et Calderon oli mõtleja, kes juhindus kristlikest tõekspidamistest ja kes kujundas oma seisukohti kristliku traditsiooni sees. Nagu ehk teate, ta õppis Madridi jesuiitlikus kolledžis, mille õppejõud olid parajasti ametis dominiiklaste arusaamade kummutamisega vabast tahtest ja predestinatsioonist ja kohe sellest lähemalt. Siinkohal lisaksin, et tudengid teavad igasugu uutest mõttevooludest alati kõige rohkem ja kõige paremini. Tõenäoliselt nii ka Calderon, üliõpilane Calderon. Peale kolledžit teenis Calderon sõjaväes ning aastal 1650 ühines ta frantsiskaanide 3. orduga ehk tertsiaaridega. Aasta pärast pühitseti ta preestriks ühes Madridi kirikus. Seega, kui me läheneme Calderonile kui kristlikule mõtlejale ja näitekirjanikule, ei surume tema näidendile peale mingit ideoloogiat või võõrast maailmavaatelist mõttesüsteemi. Lihtsalt liigume temaga samas mõtteruumis. Aga nüüd põgusalt esimese ajaloovaatuse kahest peategelasest, Pelagiusest ja Augustinusest. Pelagius suri 418, oli Briti saarelt pärit munk, kes tegutses Roomas, askeetlike ideaalide eest võitleja, kes rõhutas inimese tahteotsust, taas Jumala sarnaseks saamisel. Taha ja oledki, mis tahad. Augustinus suri 430, oli Rooma Põhja-Aafrika suuruselt teise linna hippopiiskop ja esimene ladina kirikuisa, kes juurdles tõsiselt mõiste vaba tahe, voluntas, Jumala armu ja ettemääratuse üle. Kui Jumal aitab, siis oled, mis tahad. Oma jutluses psalmide tekstidele küsib Augustinus, meil on vaba tahe, aga ausalt, palju me sellega saavutame, kui Jumal meid ei aitaks. Nende kahe tegelase vahel on mõndagi sarnast. Mõlemad olid teoloogid, mõlemad olid mungad, mõlemad tegutsesid Lääne kiriku aladel, mõlemad esindasid legitiimseid kristlikke vaateid ja teoloogilist antropoloogiat, mõlemad tunnustasid vaieldamatut tõsiasja, et inimesel on vaba tahe. Mõlemad jaatasid Jumala armu olulisust, kuigi isemoodi. Mõlemad uskusid, et osa inimesi läheb taevasse ja teine osa põrgusse. Kuid olulised erinevused tekkisid arusaamades, et kuidas see vaba tahe pärast inimkonna langemist Aadamas õieti funktsioneeris ja kas see üldse funktsioneeris. Või pidi enne midagi juhtuma, et see uuesti korralikult funktsioneerima hakkaks. Samuti ei leitud üksmeelt Jumala armu küsimuses. Kas Jumala arm on midagi Jumala näolises inimloomuses pesitsevat või on Jumala arm pärast inimese Jumala sarnasuse kaotamist langemisel midagi paratamatult väljaspool rikutud inimloomust? Mõtlesin, et teen lihtsustamiseks ühe väikese võrdleva tabeli, sellise spikri ja kommenteerin siis lühidalt siin olevaid 3 punkti. Vaba tahe ja ettemääratus on muide elulisemad ja relevantsemad teemad, kui see meile ehk esialgu paistab. Nagu ütles Lembit Peterson oma intervjuus, see pole lihtsalt mingisugune Hispaania barokk, vaid üldhaaravad ja universaalsed teemad. Jutustasin oma sõbrale Calderoni näidendist ja ta tuli lagedale geniaalse kontekstualisatsiooniga tänapäeva. Kas inimene suudab oma vaba tahteotsusega vabaneda ettemääratusest, mida talle suruvad peale sotsiaalmeedia üheülbalised algoritmid, oma eelisvalikute, trendide, mõttemudelite, imetlusobjektide ja ideoloogiaga? Otsustades teismeliste järgi,
kes ahmivad enesesse sotsiaalmeedia infot keskmiselt 5-10 tundi päevas ja samas teavad, et see ei ole neile hea, tundub, et nagu hästi ei suuda. Aga olgu sellega, kuidas on. Tuleme oma võrdleva tabeli juurde. Esimesest reast loeme, Pelagiuse all puudub eristus vaba tahte tasandite vahel ja Augustinuse puhul eristus vaba tahte esimese ja teise tasandi vahel. Pelagius oli veendunud, et inimesel on vaba tahe. See tähendab Jumala antud võime valida hea või halva vahel. Öelda iga valiku puhul kas ei või jah. Vaba tahe on osa inimese Jumala näolisusest ja kadumatult inimeseks olemise osa. Seega säilib inimese võime teha vabasid valikud ka pärast patulangust, sest inimene jääb ikka inimeseks. Pelagius ei mõtle vabade valikute puhul ainult selliseid triviaalseid tahtevalikuid, et millist juustu osta ja millist veini sinna kõrvale muretseda, vaid ka olulisi, elu uuendavaid valikuid, nagu näiteks kas elada oma elu Jumala tahte kohaselt või Jumalat totaalselt ignoreerides. Tõsi, Pelagius tunnistab, et pattulangemisel inimtahe nõrgenes ja inimese vaba tahe muutus suht saamatuks. Kuid vaba tahe on siiski kõigil vääramatult olemas. Seega on languseelse ja langusjärgse olukorra vahel üksnes relatiivne erinevus, rohkem ja vähem ning mitte kõik ja mitte midagi. Meil on inimestena vähemalt mingi vaba tahte jääk, mis suudab valida jutumärkides head alati, kui me seda aga tõepoolest tahame. Ühesõnaga, vaba tahe on ja jääb lahutamatuks inimloomuse osaks, olgu see siis langenud või mitte. Augustinus jaatas samuti vaba tahte olemasolu, kuid ta tegi seda teisiti kui Pelagius. Tema arvates tuli igal juhul eristada languseelse ja langusjärgse olukorra vahel, sest äralangemisel juhtus midagi olulist just inimese vaba tahtega. Äralangemisel juhtus midagi olulist just inimese vaba tahtega. Languseelselt oli Aadamal ja Eeva, nad olid võimelised mitte patustama. Täpsemalt neil oli alternatiivsete valikute võimalus, nagu filosoofid ütlevad, kas teha pattu või mitte. Langusjärgselt puudub aga inimkonnal võime mitte patustada. See tähendab, inimkond on võimetu pattu mitte tegema. Rooma 7.18 ütleb, ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sestap tuleks vabast tahtest rääkides, pidades silmas nii-öelda suurt skeemi, ehk inimkonna kolmefaasilist olukorda. Esiteks languseelne, posse non peccare ja posse peccare. Võime mitte patustada ja võime patustada. Eksisteerib alternatiivvaliku võimalus. Langusjärgselt non posse non peccare. Võimetus mitte patustada. Paratamatult eksime, isegi kui me ei taha. Ja esatoloogiline ehk taevariigis olev non posse peccare. Võimetus patustada, mis on enam kui languseelne olukord, sest patu tegemise võimalus lakkab üldse olemast. Veel kord, Augustinus jaatas vaba tahte olemasolu, kuid ta eitas selle õiget funktsioneerimist pärast inimkonna langust. Tõsi, ka pärast langemist oleme võimelised valima erinevate juustu ja veinisortide vahel. Kuid me ei ole enam võimelised tahtma head, hea kui filosoofiline, teoloogiline mõiste. Me ei ole enam võimelised otsustama Jumala ülima headuse, summum bonum kasuks. Augustinuse voluntas teooria nurgakiviks ongi eristus vaba tahte kahe tasandi vahel. Kui langusjärgsel inimesel on vaba tahe kui niisugune, see on esimene tasand, jääb puudu tahtest tahta, see on teine tasand. Ja pisut tehnilisemalt, nagu siin ka slaidi peal on, vaba tahe ehk liberum arbitrium tähistab inimvõimet valida kas üht või teist väärtust. Vabadus ehk libertas on aga võime tahta, mida oleme valinud.
Niisiis õpetab Augustinus, et kuna patu langemine halvas inimvõime tahta valitud head, siis peab Jumal ja Jumala arm tervendama meie tahet tahta, libertas, enne kui me üldse suudame tema kasuks otsustada. Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes ehk Septuagintas ütleb õpetussõnad 8.35, tahe valmistatakse Jumala või issanda poolt, ladina keeles preparatur voluntas ad hominem. Reeglina toimub libertase tervitamine ristimises. Ja siin oleks veel kord terminid, mida Augustinus kasutas. Kui vaatate seda esimest tasandit üleval, vaba tahe kui niisugune liberum arbitrium. Selle abil saame alati tahta seda ja teist, valida endale meelepäraseid juuste ja veine. Tõepoolest, inimese vaba tahet ei saa kunagi sundida, kui see tõeliselt on vaba. Tahte sundimine, cogivelle, on Augustinuse järgi nonsense. Jumal ise andis inimesele vaba tahte ja seepärast peab sellest ka mingit tolku olema. Teine tasand. Tahe tahta, mida tahame, libertas. See puudutab elusuuna orienteerumist heale. Tahame olla paremad, päriselt tahame. Aga võimaluse tulles ei suuda me millegipärast oma tahet kuidagi realiseerida. Augustinus vaatas ise enda peale ja tõdes, et vaba tahe, liberum arbitrium, oli tal alati. Aga ikka ja jälle ei suutnud ta vaba tahe paraku valida, mida ta tahtis. See on siis libertas. Aadama langemine ja potentsiaalne inimkonna eosloogoste langemine temas oli halvanud selle teise astme tahta head. Nagu näete, ei anna vaba tahet kui sellist kunagi kaotada, see oleks siis esimene rida. See on inimeseks olemise lahutamatu osa. Pealegi igasugune karistus ja tasu oleks ju läbinisti ebaõiglased, kui ei oleks vaba tahet ja sellega kaasnevat vastutust. Küll aga annab kaotada libertast ehk tahet tahta. Ja just nõnda inimkonna langemisel juhtuski, õpetas Augustinus ja see oleks siis teine rida. Pelagius aga ei tunnustanud eristust kahe tasandi vahel ja seega mingit libertase ehk tahta kaotamist samuti mitte. No intuitiivselt oleme ehk kõik pelagiaanid. Kuna inimestena on meil vaba tahe, siis saame oma suveräänsete valikutega oma elukäiku ja saatust kujundada, just nii, nagu tahame. Vähemalt nii me kipume tõepoolest arvama. Iga päev koosneb meie elu 1000 väikesest otsusest, sellisest tillukestest süütutena paistvatest eidest ja jahhidest, mis kokkuvõttes kujundavad meid kui inimisikuid, meie karakterit ja meie elukäiku. Oma vabade valikute tulemusel oleme, kes me oleme. Ent kui me siis tõepoolest hakkame oma vaba tahtega otsuseid tegema, saavad meist õige ruttu augustiniaanid. Sest märkame, et kuigi me teame, mis on hea ja õige, ei suuda me millegipärast selle kasuks alati otsustada. Näiteks, miks naerdakse uue aasta otsuste üle? Eks ikka sellepärast, et enamus järgib neid jaanuaris, võib-olla ka veebruari teisel nädalal ja siis jääb kõik kuidagi sinna paika. Lihtsalt ei ole tahet tahta seda, mida oleme oma vabal tahtel valinud ilma igasuguse välise sunduseta ja otsustanud teha. Vaba tahte jõuetus tundub niisama reaalne kui vaba tahe ise. Miks see on nii? Nüüd tabeli teine rida. Kas meil on loota kellegi abile oma korduva kippuvas tahte jõuetuses? Kas meis on ikka tahet tahta? Või oleks hädasti tarvis Jumala armuabi? Ja nagu näete, Pelagiuse all puudub selge eristus armu ja inimloomuse vahel ja Augustinusel arm ja inimloomus on selgelt eristatud. Pelagius arvas, et me peame ise ennast aitama, sest Jumal on meile juba kõik andnud, mis heade otsuste tegemiseks vajame. Täpselt nii, nagu kostis näidendis aadlidaam Rosaura Clotaldo küsimuse peale, kes peaks sind aitama? Rosaura, ma ise, 3.8. Augustinus aga tõdes, et langusjärgselt vajame Jumala eriabi. See tähendab Jumala armu,
sest meie oma ressurssidest jääb paraku väheseks. Ma ise ei suuda suurt midagi. Miks ma siis ei ole parem, kui kõik on minu kätes ja mu vaba tahe on nii vaba ja võimas? Küsime veel kord. Miks ma siis ei ole parem, kui kõik on minu kätes ning mu vaba tahe on nii vaba ja võimas? Niisiis, ja nüüd natukene teoreetilisemalt, Pelagius ei teinud selget vahet Jumala armu ja inimloomuse vahel. See tähendab, et kuna inimene loodi Jumala näo järgi, see on 1. Moosese 1.27, tuli Jumala näolist inimloomust võtta kui Jumala juba tehtud armutegu. Teisiti öeldes, mingil moel oli arm inimloomuse lahutamatu osa ning see väljendus inimese mõistuse ja vaba tahte olemasolus. Samuti väljendus see Jumala käskudes, mis aitasid eristada õige ja väära vahel ning ühtlasi ka püha vaimu pidevas toetuses ja abis. Ja see kõik kokku oligi Jumala arm Pelagiuse mõistes. Augustinus aga arvas, et Jumala armu tuli selgelt eristada inimese loomusest. Ta kordas ikka ja jälle oma soterioloogilist mantrat. Kui õigeks mõistmine lähtub inimese loomusest, siis Kristus suri asjatult. Teisisõnu, kui kõik, mis paremaks saamisel on vajalik, on kuidagi juba peidus inimloomuses, milleks siis veel Kristuse surm ja ülestõusmine, milleks siis veel üldse Jumala arm? Enamgi veel, miks siis kõik inimesed ei saa paremaks, kui vajaminevad ressursid pesitsevad nii õdusalt nende loomuses? Tõepoolest, miks? Augustinus vastab, eks ikka sellepärast, et tegemist on langusjärgse inimloomusega. Ja langusjärgses inimloomuses lihtsalt ei ole tahet tahta head, seda teise tasandi libertast. Selle peab taastama Jumala arm, mis on suuresti nii-öelda välispidine. Teisisõnu, arm on Jumalapoolne inimtahte uuesti funktsionaalseks muutmine. Ei piisa ainult teadmisest, mis on hea ja mis on õige, vaid peab olema ka tahet seda õiget ja head tahta. Pelagiuse mõistes, kirjutab Augustinus, on Jumala arm selle näitamine ja ilmutamine, mida peaksime tegema, aga mitte tema otsene abi ja vägi selle tegemiseks. Mõelge siinkohal sõltuvuste peale. Me teame, et teatud asjad ei ole meile head ja kasulikud. No kohe üldsegi mitte. Kuid meil lihtsalt puudub tahe tahta need asjad otsustavalt maha jätta. Tahet meil on, aga selle rakendamisel hea tarbeks jääme lootusetult jänni. Seepärast Augustinus arvaski, et inimene vajab enda muutmiseks ekstra abi ja vahest kohe õige palju ekstra abi. Peaaegu Aquino Toomase täpsusega seletas hippopiiskop Augustinus, et kindlasti on see Jumala halastus, mis aitab sul tahta. Ja kui sa tahad, siis kindlasti tahad sa ise. See tärnikene number 2 taga on Dijaki kiri, on numbrite süsteem tema kirjade puhul. Muide, see fresko on vanim säilinud pilt pühast Augustinusest 6. sajandist Roomas Lateraani basiilikas. Kuigi idakiriku teoloogid ei jaganud Augustinuse vaateid teoloogilise antropoloogia osas, mõistsid nemadki erinevalt Pelagiusest, et Jumal pidi ise appi tulema. Pelgalt oma ressurssidega opereerides lõpetame paratamatult kurvalt. Üks tähelepanu väärsemaid varakristlikke teolooge ja poeete Natsiansuse Gregorius kirjutas mõned hommikupalved ja üks nendest kõlas järgmiselt. Koidul ma tõstan oma käe tõotuseks, ei ma tee ega imetle kurjuse tegusid. See päev saab olema näitajaks, et mu teod ja sõnad polegi tühised. Häbi mu eale ja ametile, kui nüüd järgi annan valele. Kuid kuna soovist olla parem üksi ei piisanud, kuigi see oli tema vaba otsus, algas järgmisel hommikul ta palve ikkagi sõnadega. Ma ei tea, kas ma panin selle ja. Eile vajus kõik hea kokku ja kurjus valdas mind taas.
aita, et täna ei kogeks ma hukku ja peaks sind alati silmade ees. Niisiis, kui Jumal oma armuga ei aita, siis teame ehk oma kogemusestki, ehk heast tahtest üksi just nagu alati ei piisa. Abistav arm on absoluutselt vajalik. Nüüd kolmas rida. Meil on 2 kristlikku mõttesüsteemi, mille erinevus juhtub teoloogilise mõtlemise lähte ehk algpunktist. Kui alata inimese vabast tahtest, siis kipub sellega loogiliselt kaasnema õpetus armu väljateenimisest, meritum. Kui aga alata Jumala armuteost, siis kipub sellega loogiliselt kaasnema õpetus predestinatsioonist ehk ettemääratusest ja seda esiteks. Teiseks, Pelagiuse idee, et iga inimese Jumala näolisus, see tähendab mõistuse ja vaba tahte omamine, ongi arm, loob kõigile inimestele potentsiaalse õndsaks saamise võimaluse. Probleemiks on seletada, et miks siis kõik ei taha õndsaks saada. Augustinuse põhimõte, et kõik algab Jumala tahtekohase armuteoga, viib omakorda ainult valitute õndsaks saamisele. Ja Augustinuse probleemiks on seletada, et miks kõik ei osutu siis valituteks. Nii, rohkem ma kedagi patristilise teoloogiaga ei piina. Paneme sisse kiirema käigu ja vuhiseme läbi 1000-aastase ja ülipõneva keskaja, just nagu paljud pealiskaudsed kirikulõõpikud seda teevad, Calderoni aega 17. sajandisse. Aga enne kui me jõuame lõppjaama, veel üks põgus lühipeatus, sest me elame ikkagi Eesti suuresti luterlikus kultuuris. Teame, et 16. sajandil toimusid erinevad protestantlikud reformatsioonid. Augustiinlasest munga Martin Lutheri õpetuses, eriti tema vaidluses Erasmusega, radikaliseerus Augustiinuse mõttesüsteem nõnda, et Jumala kasuks otsustamisel peeti langusjärgset vaba tahet totaalselt mittefunktsioneerivaks. Lutheri arusaama kohaselt ei sõltunud Jumalaga lepitamisel inimese vabast tahtest ja sellest johtuvatest tegudest absoluutselt mitte midagi. Kõik oli Jumala armutegu. Kuid juba esimene luterlik sisetüli tekkis Melanchtoni, Lutheri parema käe mehe arvamusest, et armu läbi tervendatud vaba tahe ei saa kuidagi olla olematu faktor. Vähemalt pärast õigeks mõistmist, mis on tõepoolest üksnes Jumala armust, hakkab inimese vaba tahe Jumalaga koostööd tegema. Ja siit ka selle tüli nimetus, sünergistlik kontrovers. Eesmärgiks ei ole siin aga kellegi konkreetse arusaama rekonstrueerimine, vaid hoopis tõdemus, et vaba tahe, Jumala arm ja ettemääratus, need küsimused olid jätkuvalt päevakorral. See oli jätkuvalt päevakorral ka katoliiklaste hulgas ja Trento kirikukogu vastulausete hulgas protestantlikule teoloogiale. Ja järgmiseks siis tükikene kirikulogu, mis moodustab ühtlasi Calderoni vahetu taustsüsteemi. Calderon oli molinist. Andke andeks, kui on teisiti, aga oletan, et see tõdemus ei ütle paljudele suurt midagi ja jääb täpselt sama ähmaseks kui mu tänase ettekande pealkiri. Olukord oli järgmine. Katoliiklik Trento kirikukogu oli hüljanud protestantide arusaama vabast tahtest, pelgalt juriidilisest õigeks mõistmise õpetusest ja inimese totaalsest passiivsusest oma lunastusprotsessis. Kuid mida Trento kirikukogu jättis defineerimata, jah, tõenäoliselt konsensuse puudumise tõttu, oli, et kuidas sobivad kokku Jumala ettemääratus ja inimese vaba tahe. Öeldi vaid, et see on müsteerium. Aitäh, seda taipavad kõik isegi. Kuid juba enne kirikukogu lõppu puhkes debatt selle üle, et mida siis ikkagi arvata ettemääratusest ja vabast tahtest. Oli ju Dominikaan Aquino Thomas olnud Augustinuse meelt, et vaba tahe iseenesest suudab õige vähe. Vaja oli Jumala armu sekkumist ja inimese tahte tervenemist, nii et sellel oleks tõepoolest tahet tahta. Ühesõnaga,
Dominiiklased olid inimese langusjärgse vaba tahte osas pessimistid ja jesuiidid olid optimistid. 1580. aastatel ründaski dominikaan Domingo Banes jesuiitide vaateid, kes keeldusid järgimast Aquino Thomas. Väidetavalt andsid jesuiidid inimese vabale tahtele liiga suure osatähtsuse inimese õndsaks saamise protsessis. Domingo kirjutas: meid juhatatakse kavalalt, lausa peaukse kaudu, Pelagiuse eksitusse. Ja juhataja all mõtles ta eelkõige jesuiit Leonardus Lessiuse loenguid Louvaini ülikoolis. Tõepoolest, üks teine jesuiit, Louis de Molina, suri 1600, oli avalikult eitanud augustiinlikku domistlikku predestinatsiooni õpetust, rõhutanud vaba tahte sõltumatust ja pidanud Augustinuse Pelagiuse vastaseid traktaate ekstreemseteks ja ohtlikeks. Ja kõiki, kes tema moodi mõtlesid, kutsuti molinistideks. Jesuiitide arusaam aga ei sobinud dominiiklastele kohe üldsegi mitte ning tüli nende vahel läks nõnda suureks, et Rooma pidi sekkuma. Paavst Clement VIII, kes pooldas Augustinuse ja dominiiklaste vaateid, asutas De Auxilis Divinae Gratiae kongregatsiooni ehk religioosse institutsiooni, mis tegutses 1607. aastani ja arutas Jumala armuabi ja vaba tahte probleemi taevas hoidku 10 aastat. Selle institutsiooni nõupidamisruumis oli laua peal demonstratiivselt uus väljaanne Augustinuse töödest, mille kalval olid vaeva näinud 64 teoloogi ja mis oli tekstikristiliselt koostatud 160 käsikirja põhjal. Molina õpetus lükati tagasi, ent otsese hukkamõistuni ja augustiinlike ideede võidu väljakuulutamiseni see kongregatsioon siiski ei jõudnud. Paavst Clement VIII suri ja uus paavst Paulus V keeldus Molina hukkamõistu välja kuulutamast. Ta keelas üldse vaba tahte ja ettemääratuse teemade edasise arutelu ja üksteise pilkava kutsumise kas kalvinistiks või pelagiaaniks. Seega mingit lahendust ei leitud ja mingit normatiivset seisukohta samuti ei kehtestatud. Vaherahu kestis siiski reaalselt ainult 1640. aastani, kui avaldati Cornelius Janseni suurteos Augustinus, mis siis üritas uuesti Augustinuse vaateid maksma panna. Kuid seegi ei õnnestunud. Aga mida siis jesuiit Molina õpetas? Ja nüüd ehk see kõige keerulisem osa. Molina promos teatavat sorti kompatibilismi. See tähendab viisi, kuidas Jumala etteteadmist lepitada inimese vaba tahtega, nii, et välditud saaks nii predestinatsioon kui pelagianlus. Ehk ära seletatult, et välditud saaks esiteks nii protestantide arusaam ettemääratusest ja dominiiklaste predestinatsiooniõpetus, kui ka teiseks kõige taandamine ainult inimese vaba tahtele, Jumala armu rolli üldse mitte jaatamata ehk pelagianlus. Jumala vääramatut etteteadmist ei saanud kuidagi salata. No seda taipasid kõik. Pigem oli küsimus, et kuidas seda kombineerida inimese vaba tahtega nii, et Jumala vääramatu etteteadmine jätaks inimese vaba tahte ikkagi vabaks. Jah, just seda sama probleemi lahendas Poetiuse kuulus teos Philosophia lohutus, De Consolatione Philosophiae 5. raamat juba 6. sajandi alguses. Füüsik Stephen Hawking ütles omakorda: olen tähendanud, et inimesed, kes usuvad absoluutset predestinatsiooni, vaatavad siiski vasakule ja paremale, enne kui nad üle tee lähevad. Ja tõsi see on, kuidagi peab inimese enda otsus, tema vaba tahe ka pildile sobima. Olgu, Molina argumenteeris, et Jumal on määranud maailma sündmused ja selle käekäigu oma plaanide kohaselt. Ja kuna see, mida Jumal planeerib, peab vaieldamatult täide minema, no Jumala tahe ei saa tühistuda, sest vastasel juhul see poleks lihtsalt Jumala tahe, siis tekib paratamatult küsimus, kuhu jääb inimese vaba tahe, inimese enda saatuse otsustamisel. Molina postuleeris
ühe paksu pahandust tekitanud mõiste nimega scientia media ehk Jumala vaheteadmine. Eesliide vahe ütleb, et loogiliselt asub taoline etteteadmine kõige potentsiaalselt võimaliku ehk naturaalse teadmise ning tegelikult juhtuva ehk aktuaalse teadmise vahel. Niisugune ehtne skolastika. Veel kord, mõiste vaheteadmine ei seostu Jumala tahteotsusega, vaid tema kõike teadmisega. Erinevate Jumalate teadmiste jadast saamegi ju rääkida ainult loogilises mõttes ja mitte kronoloogilises mõttes, sest Jumal on igavene ja ajatu. Enne maailma loomist aega ju ei olnud, tähendab, aeg loodi koos maailmaga. Ühesõnaga, scientia meedia kohaselt teadis Jumal sõltumatult oma plaanide teadmisest ja maailma asjade käigu etteteadmisest seda, kuidas iga inimene erinevates olukordades oma vaba tahet kasutaks. Ja siis valis Jumal, millist maailma luua ja kellele millistes olukordades armuabi anda. Seejuures tuleb tähele panna, et Jumala scientia meedia tüüpi etteteadmisel ei ole põhjuslikku mõju, mis paneks inimesed loodud maailmas teatud viisi valima või käituma. Ja siinkohal võime mõelda just nagu baromeeter teatab ette ilma muutusest, ilma seda põhjustamata, nii teab ka Jumal ette inimese valikuid ilma neid põhjustamata. Teisisõnu, Jumal loob maailma ja viib täide oma plaanid, arvestades, kuidas inimeste vabad valikud sinna sobivad ja millistes olukordades teatud valikud omal soovil tehakse. Seega, ja palun pange tähele, teatud mõttes määravad inimeste vabad otsused, kas nad osutuvad valituteks, see tähendab ettemääratud õndsuseks või mitte. Jah, see on niisugune häbiväärne karikatuurne lihtsustus ja minikokkuvõtte Molina ülikeerulisest ja peenest teooriast. Aga hetkel ehk ajab asja ära. Igatahes Molina omistas inimese vabale tahtele, isegi langusjärgsele tahtele. Võime valida nii kurja kui head. Mis tegelikult laias ilmas ja inimese elus sünnib, selle põhjuseks ei ole äravalimine ehk Jumala vääramatu tahteotsus, vaid inimese tahteotsus, mida Jumal siis kasutab armu kandmiseks, päris ja aktuaalse patu andestamiseks ning oma plaanide teostamiseks. Nüüd ütleme uuesti, et Calderón oli molinist. Kuidas võiks see avalduda tema näidendis elu on unenägu? Ma päris kindlasti ei tea, aga pakun välja ühe võimaliku teoloogilise tõlgenduse. Peategelaselt prints Segismundult on võetud vabadus. Näidendi avasõnad kuulutavad kurja saatuse vääramatut ainuvõimu. Eks nõnda taha saatus, kust võiks üks õnnetu veel armu loota, 1-1. Ja kohese joonealuse märkusena Calderón räägib näitemängule kohaselt tähtede poolt määratud saatusest ja mitte predestinatsioonist, mis oleks kohane pigem usuteaduslikule traktaadile. Kuid tema sõnade taga luurab sellegi poolest just teoloogiline kontseptsioon ettemääratusest. Uskumine saatusesse, fatalism, eitab täiesti inimese vaba tahte osatähtsust. Ja samuti kipub seda tegema teoloogiline ettemääratuse õpetus. Seepärast Molina ja Calderón eitasidki absoluutset predestinatsiooni, eriti just kahekordset predestinatsiooni, see tähendab ettemääratust õndsuseks ja hukatuseks. Nad eitasid seda kõike eelkõige põhjusel, et nende arust välistas predestinatsioon vaba tahte just nii nagu fatalismgi. Ja arvan, et just siin on põhjus, miks Calderón räägib vääramatust saatusest, eristamata saatust predestinatsioonist. Teoloogiliselt fatalismi ja predestinatsiooni vahe on selles, et esimene on pime saatus, puhas juhus, aga teine eeldab Jumala intentsiooni ja mingil moel ka inimese vaba tahet. Aga Calderón sellesse eristusse ei paista uskuvat. Igatahes tähelepanuväärne on seegi, et Segismundo esimeseks sõnaohkeks on samuti kurja saatust, 1-2. Isa poolt julmalt vangi pandud ja maailma silme eest peidetud prints võrdleb ennast linnu, looma, kala ja ojaga ning tõdeb. Hing on mul suurem ja tahet on mul rohkem
kuid vabadust on mul vähem, 1-2. Inimesena on ta ju Jumala kreatuuridest ainus, kellel üldse on vaba tahe, kuid paistab, et see on temalt röövitud. Sellele ei anda mingit šanssi tema elukäigu kujundamisel, justkui võrdpilt vääramatust ettemääratusest ehk predestinatsioonist. Need, kes on näidendiga tuttavad, teavad, milles on asi. Segismundo isa, kuningas Basilio, uuris tähtede seisu ja konstellatsioonid näitasid, et tema pojast tuleb üks ütlemata julm ja paha valitseja. Astroloog Basilio uskus tõsimeeli, et on taevas üles tähendatud meie elusündmused, 1-6. Ta oli niisugune pesueht fatalist. Juba Segismundo sündimise puhul ütleb Basilio, ma oma raamatute juurde ruttasin ja kinnitust sain sealt ja mujalt, et Segismundost sirgub metsik mees, 1-6. Ja nii ta langetaski raske otsuse, et suurema hea ehk riigi hüvangu nimel tuleb kuulutada ta poeg surnuks ja peita avalikkuse eest vangitorni. Clotaldo, Segismundo ainus hooldaja, teab, et prints nii-öelda suri taeva käsul enne sündimist, 1-3. Segismundo usub seda ise ka. Õige tegu oligi mind vabadusest ilma jätta, justkui ette ära määratud hukatuseks. Just nii, nagu taevatähed ennustasid, nõnda paistabki kõik minevat. Horoskoop läks täppi. Segismundo oli läbinisti halb ja pilgeni kurjust täis. Kui ta näeb aadlidaami Rosaurat, kes kogemata vanglasse eksib, purskub temast hoobilt raev. Siis tapan su kohe, sind oma jänedate käte vahel, 1-2. Ent kuskil südame põhjas on tema isal, kuningas Basiliol, siiski tilluke lootus, et äkki saab tema pojast ikkagi asja. Sest, tsitaat, ükski täht taevas ei suuda vaba tahet võita täiesti. Nad seda üksnes kallutavad. Sest inimene olla võib ju tähtedestki üle, 2-1. Nii otsustab ta teha ühe eksperimendi ehk katsetoimingu, nagu Calderon on siin tõlgitud. Tuua Segismundo tagasi lossi ja vaadata, et kuidas ta hakkab end seal üleval pidama. No kui ta osutub mõistlikuks ja heaks, siis ta võib pärida trooni. Ja kui ei, siis läheb hoobilt vangitorni tagasi. Plaanide juurde kuulub seegi detail, et paleesse toomiseks söödetakse Segismundole sisse oopiumi. Vahest on sellest äratuntav Basilio ettehooldav isalik mure, et katsetoimingu nurjumise korral oleks Segismundol kergem kõike taluda, kui ta peab kõike pelgalt uneks. Siis oleks Segismundol vähemalt mingitki troosti. Kuid nagu lõpuks selgub, just nimelt unenäost ehk sellest pöörasest katsetoimingust võtab Segismundo õpetust. Näidendiga tuttavad inimesed teavad ka seda, kuidas asjad edasi arenevad. Clotaldo, kes õpetas Segismundot loodust vaatlema, teeb juttu linnuriigi kuningast, uhkest kotkast, et näha, missuguseid mõtteid see printsis provotseerib. Ja häda, vaevalt puudutada saab võimu teemat, kui vallandub tas kõrkus auahne kihk, 2-1. Kuningliku voodisse asetatuna ja narkoimast ärkavale Segismundole poetab Clotaldo ühtlasi vihje katsetoimingu eesmärgist. Saatus on ennustanud talle õnnetut elu, kuid katsetoiming viidi läbi, tsitaat, selles usus, et su taip ja tarkus siiski tähti võidavad, sest tähti võita pole võimatu sel, kelle hing on suur. No, väljakutse on igatahes esitatud. Kuid esimene mõte, mis Segismundole uut vabadust nautides pähe kargab, on näidata nii oma võimu kui ka suurust, 2-3. Õudus haarab katsetoimingu korraldajaid, sest kui teener katsub Segismundot taltsutada, teatab talle prints, kargesti meenutades praegust Ameerika presidenti, miski ei paista mulle õige, mis pole minu meele järgi, 2-5. Ja viskab ta rõdult merre. Basilio on ahastuses, sest Segismundo on koheselt põrmustanud mu lootuse, et tähtedest sa oled üle. Selle asemel ülimat toorust oled sa näidanud, 2-6. Taevas on sõna pidanud, 2-7. Seejärel ähvardab hullunud Segismundo vürst Astolfo peast ilma jätta,
Te äkki leiate, et pole enam kehal kohta, kuhu kübar toetuks. Rosaurat vägistada, Clotaldot pussitada ja Basiliot alandada. Astolfo võtab kiiresti ja kurvalt läbi saanud katse kokku nõnda, viidates tähtede ennustusele. Ilmeksimata ja on kindel see, et täide läksid need täpi pealt. Temas ette nägi kurjust, ülbust, õnnetusi, surma ja kõik see täide läinud oligi. Predestinatsionism. Teise vaatuse 10. pilt lõpeb Basilio otsusega proovikatsel haledalt läbi kukkunud poeg uuesti oopiumit täis sööta ja tagasi vangitorni toimetada. Vahest ehk kõige kohutavam on kuulda, kuidas pilves olev Segismundo sonib edasi võimust ja kättemaksust. Clotaldo, surgu minu käe läbi, mu isa suudeldugu mu jalgu. 2.18. Ärkvelegi tulles teatab võimuhaige Segismundo koheselt. Ma olin kõige tähtsam isand ja kõigile ma kätte maksin. Üks naine vaid mu südamele oli kallis. 2.18. Ent Clotaldo paneb talle pähe mõtte, ilmselt ikka veel mitte lootust kaotanuna. Hea tegu, olgu unenäoski, ei lähe kaotsi. 2.18. Ja see mõte hakkab kummalisel kombel ruttu idanema ja järgmise 19. pildi alguses juba sõnab Segismundo ilmselt iseennast ka üllatades. Eks maha surugem need toored kalduvused, raev ja auahnus. Ta hakkab vähemalt aru saama, et viis, kuidas ta vabaduses toimis, oli läbinisti väär ja et nõnda käitudes ta küll oma kurba saatust kunagi ei muuda. Illusoorne une ja ärkveloleku segadus justkui jätkub ka 3. vaatuses. Rahulolematu sõjavägi ründab vanglat. Me tahame vaid isandat, kes sünnijärgne on, me võõramaalast kuningaks ei taha. Ja jutt käib siin mitte poolakast vürstist Astolfost. Näidendi vaatajatelgi on raske aru saada, et kas Segismundo hakkab siis muutuma või ei hakka. Ühest küljest ta kuulutab, ma oma isa vastu relva tõstan, nii taeva ennustuse täide viin. 3.3. Ja teisest küljest ta ootamatult halastab Clotaldo peale. 3.4. Ja äkki justkui lambist ütleb Segismundo. Head teha, tahan head teha, sest et unenäoski hea tegu kaduma ei lähe. Ta lausa korrutab seda mõtet. Olgu see ilmsi, olgu see unenäos, tähtis on teha head. Kas tõesti hakkab asi tema tahteotsuse tõttu paremuse poole liikuma? Kas tõesti hakkab vaba tahe seljatama tähtede ettemääratust? Molinism. Basilio tuleb uuesti lagedale oma fatalistliku lugulauluga. Ei vankumatut kulgu miski peata, mis tulema peab ei jää tulemata, ei ole kaitset pöördumatu ajakäigu vastu. 3.5. Lisaks räägib 10. pildis Rosaura Segismundole oma õige pika loo. Mis efekt on sellel pikal lool Segismundole? No raske öelda, sest Calderón ei seleta. Kuid paistab, et Segismundos ärkab midagi uut, midagi seni tundmatult, nimelt õiglustunne. Ja ta tahab Rosaurat aidata, just nagu Rosaura tedagi. Järgneb lahing printsi ja kuninga vahel. Basilio oma kaaskonnaga saab haledalt lüüa ja paadunud saatusesse uskuja kuningas tõdeb alistunud. Jumalast on ette nähtud see, kõik need ponnistused, mis inimene ette võtab kõrgema jõu jalge vastu, on asjata. 3.13. Kuid nüüd meenutab Clotaldo, seekord sellise süvamolinistina, uuesti kogu katsetoimingu juhtlauset. Arukas mees võib saatust ka võita. Arukas mees võib saatust ka võita. 3.13. Ja ohime, Segismundost on äkki saanud sügavalt mõtlev mees, kes õpetab, et mitte see, mis paratamatult tuleb ja mida Jumala sõrm on üles tähendanud, ei ole probleem, vaid probleem on see, kui seda kurjalt ära kasutada. 3.14. See tähendab, kui seda oma kurja tahte kohaselt ära kasutada. Ja kui ma tohin tema mõtet veidi ringi sõnastada, meie tahtest ei sõltu meie sündimise koht ja aeg, eluiga, rahvus, kultuur ja veel õige palju muud. Küll aga sõltub see,
et kas kasutame meile antud hästi või halvasti, kas kasutame seda headuseks või kurjuseks. Segismundo ütleb päris näidendi lõpus, eks olnud õpetajaks mulle unenägu. No mida see unenägu talle siis õpetas? See õpetas, et saatuse võitmiseks ei kõlba ometi ei ülekohus ega kättemaks. See, kes jagu saada saatusest loodab, toimima peab mõistlikult ja tasakaalukana. Segismundo halastabki oma isa peale ega maksa kätte ja vapustatud isa hüüab, poeg, su üllas tegu uuesti mu südames sind paneb sündima. Kuigi Segismundo käitus kaitsetoimingu käigus ja vangist vabanedes nagu metslasest julm türann, just nii, nagu tähed olid ette näinud, halvaendeline astroloogiline ennustus tema elus siiski ei täitunud. Ühel hetkel otsustas ta saada paremaks ja head teha. Ta ei tapnud oma isa, ei tapnud oma hooldajat Clotaldot ega hävitanud kuningriiki. Teisisõnu tema saatus ei olnud kogunisti vääramatu. Tähtedes seatud elukäiku sai muuta. Ja seda sai muuta tema enda vaba tahteotsus. See võidutses pimeta saatuse üle. Tahtevõime aktiviseerimine põhjustaski Segismundo üllatusliku transformatsiooni. Huvitaval kombel Calderón ei kirjelda, et mis see siis ikkagi oli, mis tõi Segismundo meelemuutuse ja andis talle tahet tahta head. Ei mainita otseselt Jumala armu, ei mingit pöördumise kogemust ega mingeid ajendeid ega mõttekäike, mis oleks tema vaba tahte hetkega muutunud. Kohtudes näidendi osatäitjatega ja neid asju arutledes oletati, et need olid eluraskused ja takistused, mis Segismundot õiges suunas tasapisi nügisid. Või tema ümber olevate heade inimeste eeskuju ja mõju. Või oma väärhoiakute ja pahategude tagajärgede nägemine ning ehmatamine sellest, kelleks ta tegelikult osutus. No mõistagi oleks see õige rumal oodata, et Calderón annaks oma näidendis ühe selge vastuse. Ta ei maini otseselt Jumala armutegu ega mingit libertase taastamist. Liiga teoloogiline. Pigem jätab ta kunstiteosele sobivalt. Näidendi vaatajatele vabaduse arvata, et mis see põhjus võis siis olla. Vihjeks on vaid Astolfo üllatushüüatus näidendi lõpus, kui ta näeb Segismundo imelist ümbersündi. Kui muutunud on su loomus. On ju kunstiteose näidendi võlu just selles, et see ei suru peale üht õiget vastust. Ei kanoniseeri üht kindlat seletust. Pigem annab etendus vaatajale võimaluse osaleda vastuse otsimise protsessis. Ja kui selle tulemusena leitakse pisut erinevaid vastuseid, siis mõistagi pole selles midagi kriminaalselt. Mõneti jääb mõistatuseks, vähemalt mulle, kogu näidendit läbiv unenäo motiiv. Ilmselt näidendi pealkirja tõttu takerduvad sellesse teemasse Calderóni näidendist kirjutades ka enamus teatrikriitikuid. Kirjanduse põhjal tõepoolest väidetakse, et 16.–17. sajandil oli niisugune unenägude seletamise maania ja sestap alguses mainitud inkvisitsiooni erihuvi selle teema vastu. Hispaania inkvisitsiooni dokumentide järgi keelati igasugu unenägude kirjelduste avaldamine, kui seda ei olnud heaks kiitnud püha tool, dokument number 4480. Kuid unenäo motiiv nagu hästi ei saa olla lihtsalt kaotatud reaalsustajust, meeltesegadusest või isegi meelepettest. Pigem võib see viidata vajadusele ära otsustada, et milliseks siis keegi oma unenäo vaba tegelikkust kujundab. Milleks, kelleks osutatakse, kui unest üles ärgatakse? Ja kas üldse ärgata? Selleski on küsimus. Ent unenäo motiiv võib olla ka selles, et inimese vaba tahte ja Jumala etteteadmise täpse rolli määramine on sama võimatu, kui aru saada, kas oleme ärkvel või näeme und. Calderónilt on pärit ka üks luuletus, täpselt sama pealkirjaga, Elu on unenägu, mille lõpus keerab ta otse kui vindi üle, öeldes, kõigile on kogu elu unenägu ja unenägude nägemine on samuti unenägu. See on mõte,
mida Calderon kordab oma näidendi teise vaatuse lõpus. Sest kogu elu on vaid unenägu ja unenäod on unenäod ka ise. 2.19. Ent võib-olla sellel polegi kõigel tähtsust, sest mis lõppkokkuvõttes maksab, unes või ilmsi, on tahteotsus olla hea ja teha head. Siis oleme Molina õpetuse järgi ette määratud õndsuseks. Ja nii ütleb ka molinist Calderon. Parafraseerides veel kord näidendi lavastajat, kui midagi on ebakindlat, see tähendab, kas oleme unes või ilmsi, siis muutub moraalne valik veelgi olulisemaks. Ei saa öelda, et kristluses oleks calderonlik molinistlik arusaam vabast tahtest just enamuse seisukoht, kuid see on vähemalt üks võimalikest seisukohtadest. Ja Calderoni näidend elu on unenägu justkui illustreerib taolise arusaama võimalikku võidukäiku. Nii, suur tänu!